Salavad tervitused Tiina Pelli käsitöö kanalilt ja nagu te juba lugesite pealkirjast, siis täna me räägime 3/4 ristpistest. Et kui keegi kooli ajal nagu ohkas, et no milleks mulle neid harilikke murde vaja, no mul ei lähe need elus mitte kunagi rohkem vaja, siis see ei ole tõsi. Sellepärast hakkad sa ristpistest tikkima, on platsis nii 1/4, 3/4, 1/2 kui 4/4 ehk siis täisristpiste. Ja täna me vaatame ainult siis seda 3/4 ristpistet, mis on nii-öelda teiste sõnadega 3/4 ristpiste. Need on kindlasti neid, kes ütlevad, et nad on mitukümmend aastat tikkinud ja neil ei ole mitte kunagi kusagil neid vaja olnud teha. Siis nii see võib täitsa olla, sellepärast et mulle tundub, et need 3/4 pisted on eriti populaarseks saanud viimasel ajal, kui disainid on muutunud keerulisemaks. Näiteks Putsilla töödes on hästi palju selliseid pisteid. Miks? Sellepärast, et 3/4 ristpiste ülesanne on muuta teravad nurgad natukene sujuvamateks ja edasi anda rohkem täpsemaid detaile, mida täisristpistega teha ei saa. Ja hästi palju on 3/4 ristpistest muidugi autori disainidest tänapäeval, mis on ülikeeruliseks muutunud. Minul ise ei ole olnud vaja teha teda, aga ma olen vabatahtlikult ühes töös teinud ja ma kohe näitan, kuidas ta siis valmistöös välja näeb. Et alguses ma tegin nii, nagu on ette nähtud, siis ristpisted, eks ole. Ja jääb selline trepp, nagu siin näha on. Siis kui ma vahetasin selle nüüd ääre 3/4 ristpiste vastu, näete, mis juhtub. Tekib selline sujuv, hästi ühtlane ja pehme joon. Kui ta on nüüd üle ühe, siis ta jääb täiesti selline diagonaal. Kui ta on üle 2 või 3, siis loomulikult tekib veel selline trepi moodi asi, aga ta on hästi selline sujuv. Et mis see 3/4 ristpiste on? Et üldiselt me teame, et ristpiste koosneb, eks ole, 4 nurgast. Tal on 4 auku, kus siis mulineelõng sisse välja käib. Siis 3/4 ristpiste puhul on nendes 3 auku täidetud mulineega ja 1 on tühi. Kui meil on näiteks 1/2 ehk pool ristpiste, siis on meil 2 auku täidetud mulineega, 2 on tühjad. Ja vastavalt siis, kui on 1/4, siis meil on 1 auk selle mulineelõngaga täidetud. Ja mulineelõng siis lõpeb ära töö või selle ristpiste keskel. Teised 3 auku on tühjad. Kui te hakkate nüüd tikkima sellist tööd, kus on 3/4 ristpiste, siis tavaliselt on nii, et ristpiste on märgitud ühe ruuduga. Oletame, et seal on selline sinine ümmargune täpp sees. Ja kui tahetakse näidata, et selles samas kohas on mitte terve rist, vaid on 3/4, siis väike täpp on kas üleval vasakul nurgas, üleval paremal, all vasakus või all paremas nurgas. See oleneb nüüd disainist, missugune nurk sellest tuleb ära täita. Ja muidugi on ka selliseid olukordi, kus on ühe risti asemel vaja teha 2 3/4 ristpistet või 1/3 ristpiste ja teine on 1/4 ristpiste. Aga see läheb natuke keerulisemaks, et selle jätame mõneks teiseks korraks. Praegu vaatame ainult 3/4. 3/4 ristpiste. Kui me nüüd tikkima hakkame, siis on oluline teada, et kummale poole te teete ristpiste alumisi pisteid ja kummale poole pealmisi. Ja ma võib-olla siin seletuste juures jätan üldse vahele need parem ja vasakpidi. Ma lihtsalt räägin alumisest ristpistest ja pealmisest, sellepärast et see erineb olenevalt sellest, kuidas te seda ristpistet teete. Aga vaatame siis, kuidas neid 3/4 pisteid teha ja ma näitan seda värviliste mulineedega. Sellepärast selle piste puhul on hästi oluline see, et alumine ja ülemine piste, kuidas nad jäävad. Ja kuna me tikime kõik erinevalt, siis te peate natukene ringi mõtlema vastavalt sellele, kuidas teie tikite. Juhul, kui ma teen ülemist vasakut 3/4 ristpistet, mul on vaja ülesse vasakule teha, siis see tähendab seda, et siin on see 4 auku, eks ole, 1, 2, 3, 4. Et see alumine auk jääb mul tühjaks. Ja ma teen ära kõigepealt ristpiste alumise, nii-öelda pool ristpiste, siis alumise osa sellest ristpistest. Oletame, et ma olen harjunud niimoodi tikkima, et kõik nad lähevad sinna ülesse paremasse nurka. Ja ma näitan nüüd värvilise teise värvi mulineega, kuhu tuleb see pealmine ristpiste. Ma toon siit nagu ikka lõnga välja töö peale ja nüüd ma ei tule selle mulineelõngaga mitte siia lõpuni, vaid ma viin töö taha siit, umbes kus risti keskkoht on ja kindlasti mitte enne seda alumist, vaid pärast, sellepärast et mul on see pealmine ristpiste.
ja ta peab katma alumise ristpiste. Näete. Niimoodi jääb meil ülemine vasak nurk. Oletame, et mul on nüüd vaja teha ära ülemine parem nurk. Roheline on mul alumise niidi, alumise mulineelõnga märk. See tähendab seda, et siia teine auk, kolmas ja neljas. See alumine auk jääb mul tühjaks. See tähendab, et ma ei saa alustada oma poolristpistet, alumist pistet siit august, vaid ma alustan ta siit keskelt. Ja töö taha viin ikka sealt, kus ma tavaliselt ta viin töö taha. Ehk siis siit. Iseenesest see, mis me praegu tegime, on veerand 1/4 ristpiste. Ja nüüd mul tuleb teha ära risti pealmine pool, mida ma teen punase mulineega. Ja risti pealmise poole ma saan täielikult teha nii ära, nagu ma olen harjunud. Ehk siis nii. Nüüd oletame, et mul on vaja teha alumine vasak 1/3. Eks ole, et 4 auku on mul siin 1, 2, 3, 4. Ja see ülemine parem jääb mul tühjaks. Nii, ma alustan siis näiteks siit alustan. Ja nüüd ma ei saa viia seda mulineelõnga siia lõpuni välja, vaid see jääb tühjaks auk. Siit risti keskelt üritan võimalikult täpselt keskelt. Viin töö taha. Jääb mul selline see pool ristpiste jääb mul poolikuks. Ja ka siin ma saan teha ära siis selle pealmise poole täielikult. Pealmised pooled mul käivad sellest tööst niipidi kõik. Nii. Ja meil on nüüd üks variant veel jäänud ja see variant on siis alumine parem. Eks ole, see tähendab, et see auk jääb tühjaks ja need 3 auku ma pean täitma mulineega. Ja siin ma saan jällegi nüüd teha täiesti ära alumise ristpiste, selle pool ristpiste selle. Ma saan täiesti ära teha, eks ole. Aga nüüd seda pealmist risti ma ei saa täielikult ära teha. Ma toon ta siit. Ja ma ei vii mitte siia üles nurka lõpuni välja, vaid kuna ta jääb peale, siis ma katan ära selle alumise risti poole ja torkan siis selle ristpiste nii-öelda keskelt ja töö taha. Et me peame jälgima siis mida? Me peame jälgima alumise ja pealmisi riste. Et kas me saame selle pealmise risti teha täielikult ära või ainult veerandi võrra. Ja samamoodi alumistega. Et kui te olete harjunud tikkima teistpidi, siis kogu see skeem on teistpidi, et lihtsalt jälgige seda. Pealmine rist katab alati alumise mulineelõnga ära. Ükskõik, kas ta on tervenisti välja tehtud või ainult poole võrra. Ja rohkem kunsti siin tegelikult ei olegi. Head harjutamist teile ja mõnes järgmises videos vaatame siis, mida teha, kui on mul vaja ühte siia ruutu, ühe ristpiste asemel teha näiteks 2 erinevat 3 ristpistet. Ma loodan, et saite asja selgeks. Kohtume järgmises videos. Head tikkimist teile!